No tere jälle! Kas oled muinasjutuks valmis? Säti end mugavalt sisse ja kuula hoolega, sest võlusopis toimub laat. Võlusopi 28. lugu. Mis siis, kui ma eksin? Võlusopis oli täna teistsugune hommik. Õhus oli elevust ja ootusärevust. Sipelgad harjutasid tavalisest rohkem marssimist ning linnud tegid hoolega hääleharjutusi. Homme toimus külas suur laat. Kõik võlusopi lapsed valmistasid laadale midagi oma kätega. Siira oli otsustanud teha porgandikooke. Ta harjutas juba 2. päeva järjest. Mõnikord läks kook liiga tumedaks. Mõnikord kukkus porgand põrandale. Mõnikord sattus jahu hoopis tema ninale. Aga Siira tegi ikka edasi. Runo ehitas linnumaju. Tema töölaud oli täis tööriistu, naelu, joonlaudu ja pabereid. Just siis, kui ta ühe linnumaja valmis sai, kukkus selle katus kolksuga maha. Runo vaatas katust, vaatas linnumaja, siis kirjutas märkmikku. Katsetus number 32. Runo sättis prille. Nüüd ma tean 32 võimalust, kuidas linnumaja mitte ehitada. Ainult Lumi istus suure tamme all. Tema ees lebas kollane paber, käärid, liim ja väike klaaspurk. Ta tahtis laadale teha laterna. Kõige ilusama laterna, mida ta kunagi teinud oli, aga ta polnud veel alustanud. Päike tõusis kõrgemale, Siira küpsetas, Runo ehitas, ainult Lumi istus. Mõne aja pärast jooksis Siira läbi metsa otse tema juurde. Lumi, kas sinu laterna on valmis? Lumi raputas pead. Veel mitte. Kas sa alles alustad? Kohe. Siira naeratas. Tubli, ma siis ei sega sind. Ta jooksis tagasi oma kookide juurde. Natukese aja pärast tuli Runo. Lumi, kas sul see peene otsaga harilik on kaasas? Mul oleks vaja ühte eriti täpset joont tõmmata. Jaa, Lumi ulatas pliiatsi. Runo märkas maas laterna meisterdamise asju. Aga kas sul endal pole seda vaja? Lumi vaatas oma tühja paberit. Võib-olla hiljem. Runo noogutas. Selge. Ja läks tagasi oma linnumajade juurde. Aga ka hiljem ei juhtunud midagi. Paber lebas ikka samas kohas. Käärid samuti, liim samuti. Ja Lumi lihtsalt vaatas neid. Päike liikus tasapisi taevas edasi. Lindude hääleharjutused hakkasid lõppema. Mõni oli oma hääle täiesti ära laulnud. Kõik teised tegutsesid, ainult mitte Lumi. Lõpuks laskus tema kõrvale Frederik. Särav sinine liblikas maandus vaikselt Lumi kõrvale. Lumi,
jah, sa oled seda paberit päris kaua vaadanud. Lumi noogutas. Ma tean. Kas sa ei taha laternat teha? Tahan küll. Siis miks sa ei alusta? Lumi vaikis päris kaua. Ta silitas sõrmega paberiserva ja alles siis ütles, sest ma tahan, et see tuleks ilus. Frederik noogutas. Ja kui ei tule? Lumi tundis, kuidas tema kõhus on suur sõlm. Siis ta jäi vait. Siis kõik näevad, et ma ei oska. Frederik ei vastanud. Ta lihtsalt kuulas, nagu ta alati kuulas. Siis kostis eemalt suur kolks. Ruuno oli ühe linnumaja kogemata maha pillanud. Üks sein tuli küljest ära. Ruuno korjas tükid üles ja hakkas uuesti ehitama. Veidi hiljem kostis Siira küpsetuslaua juurest. Oi. Kõik jooksid vaatama. Üks porgandikook oli nii kõvaks küpsenud, et tegi lauale kukkudes peaaegu sama häält nagu kivi. Siira koputas sellele. Tok, tok, tok. Ruuno kuulas tähelepanelikult. Väga huvitav. Mida? Ma ei ole kindel, kas see on kook või ehitusmaterjal. Siira puhkes naerma. Isegi Lumi naeratas. Kas teid üldse ei häiri? Küsis Lumi. Mis asi? Küsis Siira vastu. Et te eksite. Ikka häirib. Mul oli just katsetus number 37, ütles Ruuno. Siis miks te edasi teete? Ruuno jäi hetkeks mõttesse. Võib-olla sellepärast, et laat on meile tähtsam kui eksimine. Lumi vaatas sõpru. Siira eksis, Ruuno eksis ja ometi ei lõpetanud kumbki. Lumi läks tagasi suure tamme alla. Kas sina eksid ka? Küsis ta Frederikult. Frederik puhkes pehmelt naerma. Kas sa tead, mitu korda ma noore liblikana valesse kohta maandusin? Lumi raputas pead. Väga palju. Ja mis siis sai? Frederik sirutas tiivad laiali. Ma õppisin. Siis vaatas ta lähedal kasvavat tammetõru. Kas tead, Lumi, kui seeme kardaks valesti kasvada, jääks ta igavesti seemneks. Lumi vaatas tammetõru, siis oma paberit, siis uuesti tammetõru ja talle tundus, et Frederikul võib olla õigus. Tema kõhus oli ikka sees väike sõlm, aga nüüd ei tundunud see enam nii suur. Ta võttis käärid ja tegi esimese lõike.
See ei tulnud päris sirge. Lumi vaatas seda, ootas. Aga midagi hirmsat ei juhtunud. Mets jäi alles, sõbrad jäid alles, päike paistis edasi. Ta tegi teise lõike ja kolmanda ja varsti hakkas tema latern kuju võtma. See ei olnud täiuslik. Üks serv oli veidi viltu, üks leht kippus natuke valesse kohta. Ta sai oma laterna valmis. Järgmisel hommikul algas laat. Võlusopi lapsed tõid oma tööd ka laadale. Siira porgandikoogid lõhnasid imeliselt. Runo linnumajad seisid reas, üks erilisem kui teine. Ja Lumi asetas oma laterna ettevaatlikult teiste kõrvale. Ta vaatas enda laternat. Ta märkas kohe viltust serva. Ta märkas kortsus lehte. Ta märkas kõiki väikseid vigu. Siis vaatas ta inimesi enda ümber ja märkas midagi kummalist. Keegi teine ei vaadanud tema vigu. Kõik vaatasid laternat ja selle ilu. Frederik maandus vaikselt tema õlale. Näed nüüd. Lumi noogutas. Jah. Inimesed ei näe alati neid pisikesi vigu, mida meie näeme. Nad näevad hoopis seda, mida me loome. Nii on. Ja nii õppis Lumi midagi väga tähtsat. Mõnikord tuleb alustada koos hirmuga. Mõnikord kardame me alustada, sest tahame teha kõike täiuslikult. Aga täiuslikkus ei aita meil õppida. Proovimine aitab, eksimine aitab ja uuesti proovimine aitab veel rohkem. Eksida on okei. Iga uus katse teeb sind targemaks ja osavamaks. Ka siis, kui kõik tuleb ilusti välja, alles 40. katsel.